eks see on alati see tasakaalu leidmise küsimus, et samamoodi ju võib küsida selle uue digisisu lepingute direktiivi kohta ka, et näed, et nüüd te olete tekitanud imperatiivsed normid, mis ei luba enam startupidel teha täpselt nii, nagu nemad tahavad ja kirjutada nendesse pikkadesse tüüptingimustesse, et meie ei luba mitte midagi ja me ei vastuta mitte millegi eest, et eks see on see tasakaalu koht, teistpidi, miks peaks olema see, et ainult innovatsioonis on lubatud teha midagi teiste inimeste kaitse arvelt, et kas see innovatsioon alati on selline asi iseeneses, et ega selle digitaliseerimise ja kõige sellega on ju ka teistsuguseid probleeme, võib-olla vähem lepinguõiguslikke, aga rohkem näiteks andmekaitseõiguslikke, et ma arvan, pigem kui küsitakse, et kas midagi takistab innovatsiooni, siis on see mitte küsimus nii väga tarbijaõiguste kaitsest isegi, vaid pigem on see küsimus andmekaitsest.